aga väga tugev motivaator on ainuke kord, kui ta ei ole oma pallist välja teinud, oli see, kui ta oma esimese harjutuse verejälje tegi. Ja seal lõpus oli siis üks põrsanahk, mis oli siis nagu mingeid oksi täis topitud, et ta nägi nagu välja nagu siga. Ja siis Elmar Luurik oli tookord koolitaja ja ütles, et no premeeri koera ja mina tean midagi tugevamat, kui pall selle koera jaoks ei ole. Siis ta vaatas, et mine jaoks on haige pea. Mis sul viga on? Ma leidsin sea praegu. Ta räägid mulle midagi mingit pallist. Et selles mõttes hästi muidugi tema hästi ja palun. Enzo, jäta järgi. No las ta nüüd tutvub elu olukorraga, tema tahab ka juttu puhuda. Tita siis Jana. Jana, üks tita siis. Kohe mil ajab saba. Kuha kõve rakke. Nagu honks. See tüdruka ei väsi kunagi. Jaa, küll siin. Jälle tuleb maha või? Ja sellele ei, no seda kogu aeg. Jah, mida siin lugeles? Ammu oleks juba vaja. Enzo, ei lärma. Ei. Oli jah? Aha. No muidugi, ta on lapsed tegelema. Eeda, kus sa lähed? Hüppab üle aia vähki või? No üle aia ei hüppa. See on küll selge, et ta aeda üle ta kindlasti ei lähe. Ta võib minna mööda kusagilt või niimoodi, aga üle ta ei lähe ja üldiselt ega ta... Sa tõesti kogemata võtsid selle koera. Absoluutselt ei olnud plaanis. Aga ta on selles mõttes, et ta jahis, ta käib hea meelega. Jaa, aga teda esimesena urgu küll lasta ei julge. Ja maastikul liikuda, ütleme niimoodi ajujahtuda võtta ei saa küll, et isa on Kanadas, tema on Kreekas sündinud, aga on Ameerika liigides. Ta on hästi madal, ta maastikul ei jaksa liikuda. Astub pähe teise. Praegu äskel kõik üles. Ja ta üritab küll. Muidugi Koprajahis oli väga lahe vaadata üks aasta, kui vesi oli alla lastud.